Tere jälle! On aeg kuulata Võlusopi muinasjuttu. Seekord räägime ei ütlemisest. Võlusopi 14. lugu. Lumi ütleb ei. Võlusopis oli ilus hommik. Lumi käis metsas oma tavapärasel jalutuskäigul. Kõik oli justkui nagu ühel ilusal päeval olema peab. Natuke pilvi, natuke päikest, parajalt tuulepoissi. Mesilased mängisid lätsu ja lindudel oli lauluvõistlus. Lumi tundis endas rahu ja mõtles, et täna tuleb üks mõnus rahulik päev. Aga nagu nende mõtetega kipub olema, ei tasu hõisata enne õhtut. Ta nägi Võlusopi aasal Ruunot ja Siirat, oma armsaid sõpru. Nad olid elavas jutuajamises ja tundus, nagu oleks Siira Ruunole just midagi väga põnevat rääkinud. Lumi oli uudishimulik, aga samas natuke kurb, sest ta aimas, et see rahutunne, mida ta praegu tundis, pannakse kohe proovile. Ta astus lähemale. Siira vehkis kätega teisele poole metsa suunas, nagu jutustaks ta maailma kõige suuremast avastusest. Päris palju on kõndida, aga siis seal ongi see sissepääs. Rääkis ta hingeldades. Ta ei ole suur, aga ta on piisav, natuke pime ja natuke hirmus ka, aga täpselt õiges koguses hirmus. Ruuno silmad läksid hetkeks elevusest suureks. Kas tead, ütles ta, et mõned koopad on lausa miljoneid aastaid vanad. Kunagi ammu voolas siin vesi aastaid ja aastaid, aeglaselt ja visalt. Vesi uuristas maa kivimikihtidesse auke, mõni läks nii suureks, et saigi lõpuks koopaks. Siira muigas, ehk siis väga vana tuba. Ruuno noogutas, väga vana ja väga kannatlik. Kas see tähendab, et sa tuled? Küsis Siira. Ruuno kehitas õlgu. See tähendab, et ma tahan uurida koobast ja natukene ka iseennast seal. Alles nüüd märkas Siira Lumit. Lumi, täpselt õigel ajal. Ma just rääkisin Ruunole meie tulevasest seiklusest. Me läheme koobast avastama. Me kolmekesi koos. Sa ju tuled, eks? Lumi jäi seisma. Rahuliku päeva mõte astus tema seest sammukese tagasi. Aga tahtis Lumi öelda, kuid ei jõudnud. Siira naeratus oli juba nii suur ja soe. Koos on alati julgem, lisas ta rõõmsalt. Ja kui midagi tundub imelik, siis Ruuno oskab selgitada, isegi hirmu. Ruuno noogutas rahulikult. Kui midagi tunned, siis see on päris, ütles ta. Ja seda võib kuulata. See pole käsk, vaid info sinu enda seest. See oli Ruunoliku armastusega öeldud toetus. Ei survet, ei keeldu. Lihtsalt see, mis sinu sees toimub, on tähtis. Lumi vaatas oma sõpru. Tema sees läks korraga vaikseks. Ja siis ta naeratas õrnalt. Lähme, ütles ta vaikselt. Proovime. Koopani oli päris pikk jalutuskäik. Lumi jõudis selle ajaga juba peaaegu koopa ära unustada ja lihtsalt loodust nautida.
aga lõpuks nad jõudsid siiski kohale. Koobas ei oodanud neid helina ega rõõmuga. Ta oli vaikne ja peitis oma saladused pimeduse loori alla. Sissepääs oli kitsas. Valgus jäi värava taha. Õhk oli jahe. Hingas Siira. Kas te tunnete, see on seikluse lõhn? Runo süütas väikese taskulambi. Teaduslikult öeldes lõhnab siin lihtsalt niiskuse ja samblike järele, ütles ta. Aga ma saan aru, mida sa mõtled. Siira astus julgelt ees, Runo tema järel. Lumi läks ka, samm korraga, väga tasa. Koobas läks järjest kitsamaks. Seinad tulid lähemale, lagi muutus madalamaks. Siira naer kajas vastu kivipindadelt, nagu 100 väikest siirat jookseksid ringi. Kas sa kuulsid seda? Mu hääl hüppas tagasi. Ta naeris veel rohkem, ainult selleks, et kuulda, kuidas kaja tantsib. Runo naeratas õrnalt. See on normaalne. Heli põrkab vastu kivipinda ja tuleb tagasi. Just kui maailm vastaks sulle. Lumi peatus hetkeks. Tal ei olnud külm, aga külm tunne tekkis ikkagi. Tema kõht tõmbus kokku, tema käed läksid higiseks. Talle ei meeldinud siin. Tal polnud ei taskulampi ega seiklushimu. Ta tahtis olla päikese käes ja kuulata linnulaulu. Lumi, tule, hüüdis Siira. Sa jääd maha. Ma tahtis Lumi öelda. Ta tahtis öelda väga palju sõnu, aga suu jäi kinni. Keha ei tahtnud edasi minna. Pea ei tahtnud pettumust valmistada. Ta tegi veel ühe sammu. See oli liiga palju. Keha peatus, jalad ei liikunud. See polnud kangekaelsus, see oli kaitse. Runo märkas. Ta keeras taskulambi nii, et valgus ei pimestaks Lumit. Tema hääl oli sama rahulik nagu alati. Lumi, kas sinu keha ütleb midagi? Lumi tundis, kuidas ta oma hääle tagasi sai. Jah, sosistas ta. Ta ütleb, et siin on kitsas, siin on kõle ja rõske. Ma tahan tagasi õue. Siira pööras ringi. Ta peatus. Kas sa kardad? Küsis ta vaikselt. Lumi mõtles. Ta vaatas koopa pimedusse. Ta kuulas oma südant. Jah, vastas ta lõpuks. Aga see pole ainult hirm. See on minu piir. Tekkis vaikus. Selline, mis ei ahista. Selline, mis annab ruumi. Siira ei naernud enam. Tema silmad olid suured, mitte pettumusest, lihtsalt mõtlemisest. Ma arvasin, et ma aitan sul seigelda, ütles ta vaikselt. Aga võib-olla ma panin sind hoopis tegema midagi, mida sa ei taha. Ma ei tahtnud seda, päriselt ei tahtnud. Runo noogutas. Paljud inimesed tunnevad end kitsastes kohtades halvasti. Seda nimetatakse klaustrofoobiaks ja see on väga tavaline. Mõni keha ütleb lihtsalt varem, et piisab. Aga Lumil ei olnud enam ühegi seikluse jaoks jaksu. Tema süda tahtis tagasi õue, valguse juurde. Nad läksid koopast välja. Ja kui nad välja jõudsid, ootas neid seal Frederik. Tema lillad tiivad särasid päikese käes nagu kristallid. Meie kohustus on oma piire austada, ütles ta. Neid
Neid võib uurida. Mõnikord saab neid veidi nihutada, aga neid ei saa eirata, sest südame hääl räägib alati tõtt. Ta vaatas Lumit. Kui sa ütled ei, siis sa ei lükka sõpru ära. Sa austad oma südant. Siis ta vaatas Siirat. Ja tõeline sõber mahub alati sellesse maailma, kus on ruumi ka sinu piiridele. Siira hingas sügavalt välja. Siis ta astus Lumi juurde. Lumi, sa võid mulle alati ei öelda, kui su süda seda ütleb. Mina jään ikka sinu sõbraks. Kui su vastus on ei, siis see on okei. Ja Lumi naeratas. Tema hing läks suuremaks. Siis minu vastus on ei, ütles ta rahulikult. Mitte sellepärast, et ma teid ei armasta, vaid sellepärast, et ma armastan ka iseennast. Runo muigas. See oli ilmselt päeva kõige vajalikum lause. Siira naeris läbi kergenduse. Okei, siis minu seiklus ootab, mitte koopaseiklus, vaid õppimise seiklus, õppimine austada. Nad alustasid rõõmsalt koduteed. Päike nende nahal, soojus nende südames. Ja nii õpetas see koobas neile midagi väga väärtuslikku. See oli eriline päev. Mitte sellepärast, et nad avastasid koopasaladusi. Mitte sellepärast, et nad said koos palju jalutada, vaid sellepärast, et üks väike sõna, ei, tegi ühe südame julgemaks ja teised targemaks. Ja Frederik teadis nagunii. Ei ütlemine ei ole ebaviisakus. See on viis oma südant austada. Ja sõprus, mis on päris, mahub alati ära ka sinu piiridesse.